no nii, aga kallid sõbrad, ma nimesid ei maini, aga tank pani siin just hirmsa känara maha ja ütleme nii, et minu eluväärtuse hind ka kohe tõusis. Ja teate, kus me oleme praegu, sõbrad? Me oleme praegu Võru kesklinnas, Võru kesklinna kool ja oota. Et Võru kesklinna kooli hoovis on selline päris suur selline loomelinnak. Nii, sain selle peale. Nüüd tuleb see osa, kus tank enne külili käis. Aga ma sain aru, tankil oli üks käsi kinni. Ta hoidis seda äput, mis mul siin praegu kaelas on. Nii, oda. Aga ütleme ausalt, ega see kõik ju vetrub ka veel. Ta ei ole jäik. Et ega sa sellise palava ilmaga selle raja läbi teed, siis võtab selja märjaks. Nii. Ja nüüd saad siin veel kiikuda ja no nii, sõbrad, aga hakkame vaatama üle. Siin on päris huvitavaid masinaid. Mis ma siin veel silma hakkas? Näete, seal taga paistavad mingist vanakooli sellised rööbaspuud, siis on seal mingeid asju veel. Me üritasime sealt poolt sisse tulla. Aga kogu see koolihoov on aiaga ümbritsetud ja ainult koolimaja ees sai siis tuldud. Aga see masin, ma ei ole siiani üheski masinas pettunud, nendes masinates, konkreetsetes rohelistes. Ja see on see seljatõmbemasin. Tank juba teab, mis masinaga on tegemist, mis siia lisada, see on see nõiutud saar. Või teine variant on siis see Norra jalgpallifännide liigutus. Muide, see Norra jalgpallifännide liigutus on tulnud alles paar aastat tagasi. Aga see on nagu jõudnud massidesse ja oleme ausalt, ta on selline, et ta on selline üsna vaatemänguline ja siin venitab seda selga päris hästi. Nii et see on kindla peale minek, isegi kui ma ütlen, et ma siin elaks, paned oma mingi muusika peale, kuulad mussi ja lihtsalt teed mingisugune 5 minutit järjest. Kõik töötab, ülakeha saab ilusa venitus, väga hea, super luks, et kindel soovitus alati. Aga nüüd vaatame seda masinat siin. Masin, jala siis surumine. Opa, ja tagasi. Töötab põhimõtteliselt täpselt sama, mis selle seljamasinaga, et see lihtsalt mitte korduste peale, vaid aja peale võid teha. Panedki mingi 3-4 minutit, vaatad oma mingisuguseid uudiseid, asju, kuulad mingit muusikat, samal ajal töötud, et sa seda jala töö osa ära ei unustaks. Ja väga hästi tegelikult, loomulikult tahaks ikkagi, et oleks suurem raskus, aga kui seda suurt raskust võtta ei ole, siis proovi ajaga mängida. See on sama, see on tuublis. Enne tank arvas, et äkki saaks sellega õla tagaosa teha. Esiteks tal on see nurk jääb liiga väikseks ja tuleb see pidur peale ja teiseks ta on ikkagi natukene ebamugav ja raske. Nii, võtame siit retiku. Ma alustan kõige ennem sellest. No nii, ja ma tunnen, kuidas mul põiklihas hakkas praegu põiklema. Kõik see osa siin töötab ilusti kaasa. Sa võid siit päris sügavale keerata. Osades välijõusaalides on siia mingisugune pandud takistus ette, et see väga hullu ei paneks. Siin sellist probleemi ei ole, nii et sa võid täitsa teha sellised korralikud sügavad pöörded. Ja see on meie absoluutne lemmik. Absoluutne lemmik, onu tiktak. Onu tiktak ja selline liikumine. Ma vaatan. Ma vaatasin, et siin ei olegi pidurit, aga jällegi, ta on selline, oleme nagu ausad, et kui sa seda nagu ei tee, siis on veel hullem. Et seda harjutust teed, tunned ikkagi midagi, mingi töö käib, et vähemalt sa liigud. Ja nüüd on muidugi jällegi selline harjutus, kus ma olen juureni skeptiline. Masin käib nagu jäigalt, isegi kui ta sujuvalt jookseks, ma ei saa ülakehale, isegi ma üritan see tahapoole minna.
ikkagi see nurk jääb jube väikseks. Et nendes erasaalides, ütleme sisesaalides on ikkagi selline pikk venitus, kogu ülakeha töötab. Siin jääb kahjuks see stepperi osa jääb väikseks. Midagi ei ole teha, noh. Aga järgmine variant. Siin on siis ainult jalgadega. Siia peale tulek on tegelikult selline quite complicate. Et näed, see pinnas juba liigub all ja nüüd ongi nagu see osa, et sa pead maru ettevaatlikult see peale tulema. Kuigi noh, jällegi positiivne on see, et ega kiirabi on siin Võru kesklinnas on suht lähedal. Kui sa siia masina vahele jääd, siis ikka abilised ikkagi päris üksi sind siia ei jäeta. Muidu me käisime Meegomäel, tegime seal ühe vägeva ringi ja vaatasime, kui tutvusime Võru haiglaga, mis on seal Meegomaa külje all. Et kui ma ajateenija olin, siis ma tangil ütlesin ka, et metsa vahel luusisime seal ajateenijate, no järsku vaatan mingi, ma ei tea, palju see on 9 või 10 korrust. Mis asi see on? Ja siis öeldi, et ei, see on Võru haigla, mis nagu paremat kohta ei leidnud, et see on nagu jumalate poolt hüljatud maa. Siin töö käib väga hästi, ilusti kõik jalg saab tööd. Jalg tööta ei jää ära, seda nagu murets. Vaatame edasi. Viimane pink siis sellest rohelisest seeriast on siis rööbaspuud, jällegi kindel soe soovitus. Venitus, tõmbad ilusti korralikult selja lahti ja rööbaspuu. Lähed siia peale, stardiasend, lähed alla ja lähed üles. Et siin siis jälgis seda sügavust, et mänguruumi on oma jagu, sa võid ka siin teha sellist surumist siin, näiteks rinnalihas sellises asendis on päris korralikus pinges. Et selle välijõusaali kohta, noh, ütleme nii, et ta on pigem selline meelelahutuslik pool. Ainukene, mis on tõesti, mida ma nagu kiidan, on see seljatõmbemasin, see masin siin. Et noh, see on küll selline juba, ütleme nii, et tõmbab ülakeha ilusti lahti, isegi kui sa ei käi jõusaalis tihti, siis ma arvan, et või kui sa üldse jõusaalis ei ole käinud, siis siin tegelikult saad sellise päris korraliku venituse ja minu poolt sellele masinale alati 2 käega toetan. Siin on veel võimalusi, näete, selles samas nurgas saad erinevaid ronimise harjutusi teha, põhimõtteliselt, noh, kiigud, asjad, need käivad kõik selle kompleksi juurde ja põhimõtteliselt, kui seal on pingid, siis pingiservades sa saad teha kätekõverdusi. Tegelikult need kätekõverduste ja pingiservast triitsepsi surumise võimalusi on päris palju siin. Et siin on see väikse jalgaplatsi, muruplatsi siis aed, kus sa saad teha mingisuguseid liikumisi. Platsi peal saad teha pikki väljaastet, saad teha kägarkõndi, kõik, mis puudutab jalgu, saad teha siis paarishüppeid ja nii edasi. Et selles suhtes on väga kihvt. Mida me veel ei vaadanud, on see pool siin, kus siis saad jällegi harjutada oma koordinatsiooni, tasakaalu. Proovime ära. Näed sa, abivahenditega, kes on käinud mitte Aura, vaid siis Lõunakas on see jääväljak, mis seal on uisuväljak ja siis seal on näiteks ka lastele on siis pandud need raamid, kes esimest korda uisud alla saavad, et siis nad saavad selle raamiga ennast ilusti turvaliselt tunda ja siin samamoodi, et ilma selle nöörita ma arvan, ma siia masina peale selle lindi peale väga ei ronikski. Pluss siis see osa siin, noh, see on juba selline ohtlikum, et seda me proovisime. Mina vähemalt tegin selle läbi, Ulilas oli selline rada ja ega ta kerge ei olnud. Nii, aga sõbrad, mis me siis täna õppisime? Kõige olulisem on liikumine, käige mööda Eestit ringi, ilm on ilus, et pärast, kui tuleb talv, vaatad neid videosid, mõtled, no miks mina ringi ei käinud? Aga miks sa ei käinud ringi? Ole hea mees, ütle, miks sa ei käinud ringi? Võta pere kaasa, käi ringi igal pool, avastamise rõõm. Mul kas nüüd mingi koolimaja hoovi, aga tegelikult Eestis on väga vingeid kohti, et käige, avastage, vaadake, mida teevad visad vennad. Meil on siin järjest tuleb uut videomaterjali peale, vaadake vanasid videosid, kommenteerige, pange like. Ja me teeme praegu otsad kokku, sest siin Võrumaal on igasugused muid atraktiivseid kohti ka. Me läheme edasi. Teie jälgige meid ja järgmiste kohta.